kas mul on reaalselt kaamera viltu või? Ma ei tea, sellepärast ma istun maas aknast võimalikult kaugel, selleks, et mitte saada seda kollast vastikut päikesevalgust nendele näkkusse, et suvel mul ei ole võimalik normaalselt filmida, kui päike paistab, alates nagu mingi 12 kuni nagu päeva lõpuni. Nii et siin ma olen põrandal ja tänane video, hey vlog, it's Banana Bitch by the way, kui sa veel ei teadnud, mitte Anaed puhkab, aga ta tuleb varsti tagasi. Aga see video on hoopis siis Q&A, sest et te requestite Q&A kogu aeg, teil on nagu pidevalt mulle küsimusi, siis mul nagu whatever, ma võin seda filmida. Q&A nagu tavaliselt ikka toimus mul jälle Instagramis, kui sa mind Instas ei follow, siis sa võid seda teha selleks, et nagu Q&A-des osaleda ja niimoodi. Panin selle pildi ülesse ja palusin teile selle pildi alla endale küsimusi jätta. Neid küsimusi on päris palju ja neid tuleb iga paari minuti tagant ikka veel juurde. Ja ma annan endast parima, et vastata võimalikult paljudele ja võimalikult populaarsetele ja võimalikult huvitavatele küsimustele. Sinu enda lemmik YouTuber. Minu enda lemmik YouTuber muutub kogu aeg. Mul tulevadki mingi lainetele mingisugused nagu meeldimised peale, et hetke mulle meeldib see, siis mulle meeldib too. Aga praegu ma olen jälle tagasi läinud Tiana Moshe juurde. Kui Tiana alustas, ta oli mul nagu täiega lemmik YouTuber, aga siis vahepeal, ma ei tea, ta olid mingid hullud skandaalid ja siis ma olin nii pettunud temas, ma olin nagu mingi suur fänn, onju. Aga nüüd ta on hakanud mulle jälle meeldima ja ma olen hakanud ta videoid jälle nagu vaatama, isegi vanu videoid, näiteks kui ma täna sättisin, siis ma lihtsalt vaatasin tema vanu videoid, sest ma ei tea. Et tavaliselt ma ei vaata inimeste vanu videoid, aga Tiana videoid ma olen nagu täiega vaatanud nagu mitu korda, mis on täiega lamp. Järgmine küsimus on huvitav. Kas sulle meeldivad inimesed, kellel on näiteks võltsrinnad, võltstagumik või mis iganes asi? Ja väga meeldivad, issa mul läheb hääl ära. Ei, tegelikult mul on jumala suva sellistest asjadest, ma arvan, et nagu tee mida iganes sa tahad, kuigi alati see ei või kõige parem välja näha. Aga noh, tee mida iganes sa tahad, ma arvan. Mis on su lemmik enda video? Ausalt öeldes mu lemmik enda video on mu eelmine video, see, kus ma tegin neid prank call'e Helle-Liisiga. Minu meelest see on nagu mega naljakas video ja mõni inimene sai väga pahaseks selle peale, millest ma ei saa üldse aru, sellepärast et see videoidee on nii levinud. Aga võib-olla see on mingi eestlaste teema, ma ei tea. Üks inimene lauselt kirjutas mulle, et ta soovib, et kõik halb, mis ma tegin, tuleb mulle tagasi. Vau, et mingi Anaed helistaks mulle, ütleks, et ta ei saa tööle tulla või? See oleks tõesti väga raske minu jaoks, ma võib-olla lausa hakkaks naerma nagu vau. Kui see mulle tagasi tuleks, siis nagu karma, nagu saage üle, kuigi enamuse, ma arvan mingi 99% tagasidest oli nagu väga positiivne. Paljud kirjutasid, kuidas nad vaatasid seda videot mingi 5 korda järjest, näitasid oma vanematele ja nemad naersid, saatsid oma sõpradele ja see oligi nagu see point, nagu miks ma selle video tegin. Mõtlesin, et see oleks nagu mega naljakas ja reaalselt see teeb mõne inimese päevaliselt paremaks ja ma ei teinud sellega nagu kellelegi liiga. Nii et mina olen selle video üle uhke ja ma arvan, et see on parim video mu kanalil hetkel. Ja siis mulle meeldib see Marcus Vinicius Nuno dos Santose video, sellepärast, et see oli lihtsalt nagu nii lamp, need kirjad olid nii lambid lihtsalt. Ja ma unustasin öelda, et seda küsimust küsis Natali Kaing. Grete Vesk küsib, milline sa tahaksid välja näha, sulgudes kirjelda. Kui ma saaksin midagi oma välimuses muuta, siis ma tahaks, et mul oleks nagu loomulikult tumedam nahk, et ma nagu reaalselt läheks ka pruuniks. Mitte ma peaks mingi fake päevitama kogu aeg. Ja siis mul võiksid olla loomulikult nii blondid juuksid, kui mul praegu on, siis ma ei peaks neid värvima. Ja mõni asi veel, aga Anna-Liisa Esas küsib, mis kaamerat sa kasutad. Ma kasutan Canon G7X Mark II. Ma lugesin selle reaalselt oma kaamera peal praegu maha. Kas sinu peres on võõrkeelt rääkivaid pereliikmeid? Selles mõttes on räägivad nagu inglise ja vene keelt nagu teise keelena küll, aga nagu selles mõttes, et nad on kõik eestlased. Kuigi mu vanaema, ma ei tea, see ei ole nagu keel, aga ta räägib nagu võru murdes. Nagu niimoodi, et ma ei saa aru väga hästi, millest ta räägib. Kuidas sinna reklaami said? Mulle kirjutas üks mu tuttav ja siis ma nagu mõtlesin, äkki ma sain nagu tema pärast, on just, ta oli mu nagu vana klasside, kes tegi seda stilistikat, aga siis tuli välja, et hoopis, ma ei tea, kas ta oli, ma ei mäleta, mida ta seal täpselt tegi, aga nagu midagi see reklaami juures tegi, oli mingisugune mees, shout out talle ja ta on mu klassile sõnul suur fänn, nii et tänu temale vist sain, nii et nagu aitäh sulle. Ja kui keegi tahab mind veel kuskile reklaami kui iganes, siis nagu kirjutage mullest. Tavai. Oled päriselus Dr. Active'it proovinud, oli see hea. Issand, see oleks nagu sponsoreeritud, nad peaks mulle maksma sellest, aga nad ei maksa praegu. Ei, Dr. Active, mulle meeldis roosatäiega, sest ta on vaarikamaitsene ja ta meenutab mulle mu lemmikult vaarika kõrrejooki, mida ma nagu kogu aeg õin vanasti. Lemmikjäätis, küsib Pirks 13. Ben & Jerry's Half Baked. Kas sul on olnud luumurdu? Nakanud siiani pole, aga mu jalg on rohkem pekkis, kui see luumurruga oleks, nii et ma soovin, et see oleks luumurd. Mis on su unistuste töö? Mu unistuste töö oleks see, mis nagu hõlmaks minu hobisid, mis on siis YouTube, igasugused iluasjad, ma praegu õpin juuksuriks, on ju, ja võib-olla ka mingi trenni teema, et kui ma saaksin kuidagi kõiki nagu teha ja sellest raha ka saada, siis see oleks mu unistuste töö, aga selleks oleks vaja mitut erinevat tööd vist. Mis on põhiliselt 3 asja, milleta sa kodust ei lahku ja miks?
telefon, sest et ma ei tea, mis ma teeks ilma internetita ja ilma selleta ma saaks nagu teiega kogu aeg suhelda ja Instagrami kasutada ja nii edasi ja YouTube'i videoid vaadata. Ma ei tea, kas see nagu tuleb koos telefoniga, aga nagu mul on kõik oma kaardid siin, nagu mingi pangakaart ja nagu ID-kaart, sellised asjad, et ilma nagu pangakaardita ma arvan, ma ei lähkuks, sellepärast et äkki läheb vaja ja võtmed, sest muidu ma ei saaks sisse. Peeli tuli lampi mu jala peale magama, kuni ma filmin siin praegu. Puding. Senku 123 küsib, mis on olnud sinu elu kõige õnnelikum hetk, kus sa olid nagu vau, 2 südant, nime võib öelda, või nagu üllatusmoment. Ma arvan, et elus on nii palju hetk, mida sa lihtsalt ei saa nagu võrrelda, et nagu sa ei saa panna, et nagu kumb on suurem õnnetunne, aga viimase aja kõige nagu sellisem suurem vau moment minu jaoks oli kindlasti play nupp. Kui ma läksin lavale ja ennem oli publiku poolt suht kaua selline suht vaikus olnud, aga kui minu nimi öeldi ja ma hakkasin lavale minema, siis kõik hakkasid lihtsalt karjuma nagu täiega, ma olin nagu issand jumal, nagu oh my god, see on nagu sürreaalne. Ja siis ka nagu YouTuberid live, sellepärast, et see oli nagu esimene kord, kui ma nägin nagu väga palju oma fännast, et see oli nagu täiega algus ja alguses ilmselgelt nagu inimesed ei tundnud mind igal pool ära ja see oli minu jaoks nagu hästi selline uus ja nagu imelik. Ja ennem seda vist oli see Nixi Q&A ja seal ka nagu küsiti mult esimest korda elus autogrammi, et see oli ka minu jaoks nagu suht selline nagu wow moment, et nagu oh my god. Ja peale seda ma mõtlesingi, et see juhtub ka ainult sellistel suurtel üritustel, et nagu tavaelus ma olen ikka nagu ma olen, aga nüüd on asjad päris palju muutunud ja ma arvan, tegelikult seda wow-momenti ma on iga päev, kui ma saan aru, et nagu inimesed teavad mind ja nagu ma lähen neile korda. Et aitäh! Mis on parem, kas Hesburgeri purks või Maci purks? No Maci purks, nagu te teate, on ilmselgelt rohkem vegan, nii et Maci purks ei. Tegelikult mulle ka vist maitseb Maci purks rohkem. Diana Banana _ küsib, mitme padjaga sa magad? Ühega või isegi lausa ilmas. Tegelikult öösel ma magan tavaliselt kõhu peal, et nagu ma alustan külje peal, aga siis ma alati lõpuks magan kõhuli ja kui ma kõhuli magan, ma ei saa padjaga magada, nii et 0,5 keskmiselt. See on hea küsimus. Mis on sinu viimane pilt, mis sa oma telefoniga tegid? Kohe lähen vaatan galeriist. Ise ma kaarden pärast see mingi mark asi. Niikuinii on. See on mu põlvest, see on mu jalast. Ma tegin pilti selleks, et ma saaks nagu hinnata, kas mul on nagu olukord paremaks läinud. Aga ma ei tea, ma näitan teile niikuinii näha, aga siin on mu põlv ja, või nagu mu jalg ja siin on näha, kui viltu mu põlv on ja siis ma tahangi näha, kas see nagu läheb füsioga nagu sirgemaks, sest mina väga ei usu, et läheb, sest et nagu ta vist ei näe, aga see on nagu fucking viltu. Mis sa arvad, kes võidab Eurovisiooni, küsib Kiku _olen13. Ma ei tea, sest ma pole mitte kedagi peale Eesti kuulnud, aga ma arvan, et Eesti saab kindlasti väga hea koha, ma oskan nii palju öelda. Mis on sinu lemmikvärv? See on väga hea küsimus, sest täpselt mu lemmikvärv on see, nagu selline beebiroosa, selline nagu suht külm. Kas sa oled, mul tuli üks täiega asi meelde, kas sa oled koolis mingi krutskiga hakkama saanud, kui jah, siis millise? See ei olnud nagu sihilik, aga kogemata ma panin tuletõrje alarmi koolis tööle. Et põhimõtteliselt seisime nagu võimla ees ja uks oli lukus ja siis alles tunni alguses vist nagu keerati see lukust lahti. Ja siis me nagu seisime seal kõik ja minu pea oli täpselt nagu selle tuletõrje alarmi kõrgusel, et nagu täpselt selle koha peal oli nagu minu pea ja kõik teised olid minust nagu täiega lühemad, kõik olid mulle mingi õlani, onju. Et ilmselgelt ei saanud see kellegi teise pea alla. Ja siis ma lihtsalt nagu seisin seal, ma ei pannud midagi tähelegi ja siis järsku hakkas see tuletõrje alarm tööle ja siis nagu õpetas ka, et see on Diana süü, Diana pea oli täpselt selle kõrgusel. Aga tegelikult ma ei ole kindel, äkki keegi ikkagi lülitas, ma ei tea, nagu ise selle sisse nagu nimelt. Siis ma äkki peaksid näinud, ma ei tea. Aga jah, suht suur tõenäosus on, et ma panin ükskord koolis tuletõrje alarmi tööle, lihtsalt sellepärast, et ma olin liiga pikk. Okei, ma olin mingi 3. klassis, ma olin nagu selline. Ma ei olnud siis liiga pikk, vaid ma olin nagu täpselt pareja pikkusega, et panna see tuletõrje alarm tööle. Milline fänniga kohtumine on sulle kõige rohkem hinge läinud? Ma ei tahaks nagu kuidagi kedagi nagu teisest kõrgemale panna, selles mõttes, et kõik on mulle nagu sama palju tähtsad, aga eelmine kord, kui mul oli see buduaariturg, siis üks tüdruk tuli kohal ja nagu ta oli täiega õnnelik, naeratas, ta kallistas mind ja siis järsku ma panin tähele, et ta nagu hakkas nutma, niimoodi nagu kõvasti nutma ja ta hakkas niimoodi nutma, et ta läks nagu maha ja niimoodi ütlesime nagu, issand jumal, mida ma tegema pean. Ma nagu ei teadnud, et ma võin nagu inimestel niimoodi mõjuda ja see oli lihtsalt nagu hästi, ma ei tea, imelik tunne minu jaoks. Aga õnneks pärast oli kõik okei, ma nagu rahustasin ta maha. Ma ütlesin talle, et sa võid ükskõik kaua minu juures siin chillida ja kõik on okei. Sa ei pea kuskile minema, ära nuta. See nagu lihtsalt jäi nagu väga meelde, aga see ei tähenda, et nagu ma tahan, et kõik need nutma hakkaksid lihtsalt. Jah. Mis on Peili naljakaim harjumus? Kui Peili pissib, siis ta pissib ainult 2 käpa peale, et ta teeb nagu hundiratast. Kui ma kunagi saan selle nagu kaamerasse, ma näitan teile, see on nagu suht lamp. Peili pesakonnas oli veel vist 2 kutsikat ja üks nendest pidi samamoodi pissima. Ma isegi nagu ei mainit seda kasvataja, vaid ta nagu ise rääkis, et jah, täiega lamp asi. Ja siis nagu Peili teeb täpselt samamoodi. Nii et see on mingi imelik geneetiline harjumus vist. Siis on mul täiega palju küsimusi modellinduse kohta. Minu meelest ma vastan nendele, ma ei tea, aga ikka küsitakse,
et miks sa enam modellindusega ei tegele ja bla. Selles mõttes, et nagu ma ei taha reisida, vaata, mul on nagu liiga palju asju siin teha, et mul ei ole aega reisida ja show'sid ma ka ei taha teha. Kui me räägime nagu pildistamistest, sellistest asjadest, ma tegelikult siiamaani mõnes mõttes tegelen modellindusega. Et ma nagu ikka teen igast pildistamisi ja mul just tuli nagu reklaam ja nii edasi, et see kõik läheb nagu modellinduse alla. Et kuigi ma nagu ametlikult, ma enam ei tegutse agentuuri all ja ma nagu ei reisi enam modellina, siis tegelikult ma ikkagi teen nagu asju, mis siiski lähevad veel modellinduse alla. Liisi Kangrol on nagu väga palju küsimusi mulle, nii ma üritan siit mõne valida. Ta küsib, kas ma suitsetan. Ei, ma ei suitseta. Kas sind on tänaval ära tuntud? Kogu aeg. Mariann Oim küsib, kuna ma sain oma esimese 2 või 3 koolis. Mu esimene 3 tuli algklassis ja ma olin nii endast väljas. Sest meil oli loodusõpetus ja meil oli kontrolltöö. Ma vastasin kõik need küsimused nagu mega ruttu ära, vaatasin kõik teisel peal kirjutama ja nagu, mis mõttes on nii rumalad on, nagu mul on juba ammu vastatud, see oli nii leba, saan töö ära. Ja siis nagu saan töö tagasi, ma ei tea, järgmine päev või paari päeva pärast. Ja tuli välja, et ma polnud lehe teist poolt vaatanudki, nii mul oli nagu pooled küsimused täiesti vastamata, nii ma sain oma esimese 3. Virsik küsib, kuna merch tuleb. Ma ei tea, võib-olla varsti, võib-olla, ma ei tea, eks ma annan teada. Annabel küsib, mis on su suurim saavutus elus? Ma loodan, et mu suurimad saavutused on veel ees, aga seniks kindlasti kooli lõpetamine ja ma pean ka seda kanalit või üldse oma sotsiaalmeediat praegu väga suureks saavutuseks, sest ma olen nagu lühikese ajaga päris palju nagu suutnud üles ehitada. Ja ma lihtsalt tahaks teid ka sellest tänada, et te olete nagu lasknud mu seda teha. Et see on kindlasti mu elu nagu väga suurel määral muutunud, et aitäh. Ja ma arvan, et selle küsimusega ma lõpetangi selle videost, see lihtsalt läheb liiga pikaks. Nagu mina filmiks hea meelega nagu 3-tunnised videoid, kus ma nagu vastan kõikidele küsimustele, aga ma tean, et paljud lihtsalt ei viitsiks seda vaadata, nii et panin telefoni ära ja lõpetasin video. Aga aitäh vaatamast. Kui te tahate veel Q&A-sid varsti, siis nagu andke mulle teada. Te võite mulle alati videole kommentaaridesse jätta erinevaid video requeste või nagu mida iganes. Ja ma küsiks teilt ka ühe küsimuse. Ma küsin teilt sama küsimuse, mis mul küsiti. Ja see on see, et kuna te saite oma esimese 2 või 3 koolis, ma tahaks teada. Mina sain 3. klassis, nagu ma rääkisin. Ja see polnud minu süü. Okei. Aga jah, aitäh vaatamast, kui teile meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up ja kui sa ei ole veel subscribe itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda ja sa võid ka seda belli ikooni klikkida, et saaksid teavitusi iga kord, kui ma panen uue video ülesse. Ja kui sa ei ole mind follownud veel kuskil sotsiaalmeedias, ning sa sooviksid seda teha, siis sa võid seda teha Instagramis, Twitteris. Ei, ma kustutasin Twitteri ära, Tumblri linki ma vist võtsin ka alt ära, aga sinna väga ei postita, aga sa võid seda ikkagi teha. Või Instagramis, kuhu ma postitan väga palju. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Kindlasti panen thumbs up, kui sa jõudsid lõpuni. Ja ma armastan sind igavesti. Ja näeme juba järgmises videos, mis tuleb suht põnev. Nagu, mul tuli täiega hea videoidee, aga järgmine video, näete. Okei, tšau.